Tere! Mina olen Maria ja minu kaaslane on Jaan. Kõigest 7 kuud tagasi elasime me veel Rootsis. Me elasime üsnagi glamuurset elu. Reis mägedesse või välismaale, no problem. Oma paat ja nädalavahetused Mälereni peal, no problem. Koduks oli meile meie hubane korter ja elu oli ülimalt mugav. Kui elu muutus, kolis kõigepealt Jaan tagasi Eesti ja juhtus appi minu emale. Ja siis kolisin ka mina tagasi Eesti. Ja Jaan pakkus, et miks me ei võiks minu sünnikodus elama hakata ja ikka sellist tõelist maaelu. Nüüd me siin oleme, ehitame ja hakkame, kui juba ei ela, tõelist maaelu elama. Siit algab meie seiklus. Tšäki, käisin just pangas, sõlmisin lepingu ära, raha on arvel, nii et Tšäki, we got the money. Ma ei tea, eks näis, mis sellest saab, aga I'm excited. Ainu Tšäki. Me oleme nüüd raha, et ehitada. Me teeme ilusa maja. Ilusa kanamaja, mitte sulle. Teeme ilusa kanamaja ja võtame lehma. Yes. Täna on 22. märts ja on laupäev. On kätte jõudnud kevad ja ka tööaeg. Jaan pani ruttu päiksepüllid pähe. Siis ta näeb nagu stiilne välja vähemalt, mitte nagu meie. Ühesõnaga, siin on armas post. Siia tulevad meil kitsed ja tänane plaan on, me tegime, meil on praegu siuke ajutine aed tehtud, kus siis kitsed saavad minna siia taha suure aia peale. Et siia tegelikult tulebki siis meil tulevikus, väga varsti juba tegelikult, siis ma ei tea, siit on näha on, siia tegime, on postid pandud ja siis ma olen siia võsa sisse natukene. Siis siit on näha, siit lähevad kõik postid niimoodi alla välja ilusti. Et siia läheb siis nagu suur aed kitsedele ja loomadele. Või kitsedele praegu ajutine ja vot. Ja siis on veel plaan täna, võib-olla, kui me jõuame, on küüni katus ära võtta, kui me jõuame. Nii et eks näis. Aga jaa, meil on mu õde on appi tulnud, kus on elukaaslasega. Nii et me proovime nagu hästi palju valmis saada ja tehtud saada. Nii et, yes. Et tegelikult ma tahaks ka rääkida sellest, et kuidas see nagu kõik on läinud. Et meil oli tegelikult nagu hästi palju, me mõtlesime nagu toetuste nagu igasugust, mis need on, et toetused nagu maatoetused ja saada, et nagu nende põhjal siis nagu kõik valmis teha. Sest et meie tegelik tähtaeg on ju 17. mai, kui kõik peab olema valmis. Nii et meil on selle jaoks aega vähem kui 2 kuud, peaaegu 2 kuud, vähem 2 kuud. Ja hetkeseis on niimoodi, et ma oleks hästi, ma sain laenu. Ehk siis mitte küll mingit ulmesummat, aga midagi sellist, millega me peaks nagu kõik tehtud saama. Nii et see on EPA. Et siis Jaan hetkel ma olen ülitänulik, ta jääb koju või see mõttes jääb koju, et ta jääb koju ehitama. Ta pühendab siis ennast nagu siia, kuigi tal vist mingid tööd on, aga ta pühendab nagu kogu oma aja ja jõu nagu siia. Et see on nagu hästi tore ja et hetkel ma olen ise ka veel tööl, et varsti läheb puhkus, siis saab nagu rohkem abis olla või mis varsti, siin on mingi 6 aja pärast, aga ja loodame, et läheb kõik hästi ja me saame kõik nagu õigeks ajaks valmis ja kõik nagu sujub nii, nagu me tahame. Et ilmad lähevad ilusamaks, siis nagu läheb paremini.
aga jah, kes ikka seda juttu väga viitsib kuulata. Eks näis, anname endast parima ja eks näis, kuidas me selle kõik tehtud saame, aga see on Nala, temast saab meie tubli valvekoer. Ja noh, ta on praegugi tubli valvekoer, ta on meil natuke unine. Tšau! Tšau! Mis teete? Tõmbame aeda. Aeda. Hello! Vaata, kui ägedalt need jooksevad. Karglas. Tere, mina olen Karlo Sukareeda ja te kuulate raadiot Elmar. Mega lahe ju. Oo, kuule, siin võiks suur aken olla. Oh. Iga kord, kui ma õued lähen, on uus vaade. Normaalne. Mega lahe ju. Jaan on kopaga kaeva. Ta võttis meile kopa, siis ta on terve hommik siin kopaga tegelenud ja nüüd ta kaevab kopaga auku sügavamaks või noh, jah, teeb ilusamaks, paremaks. Mis selle kivihunnikuga saab? Need saab kõik ära vedada. Tõuka aeg jälle umber traktori paranaadi jälle õuduskubi. On puhas kell. Yes. On laupäeva hommik ja ma ütlen teile, et nädal hiljem meil on kõik lammutatud, meil on kopp, meil on kõik tehtud, aga meie ehitusplatsil on täielik kaos ja katastroof, sest mitte ükski asi ei ole läinud nii, nagu me oleme tahtnud. Aga noh, me teeme endast nagu parima. Nii et praegu me kaevame
siis elektrit ja vee neid trassi, ma ei tea, kus selle kohta öeldakse, kaevame. Et siis sinna tulevikus tuleb meil saunamaja, otse tiigerdud, saab tiiki minna, blablabla. Siit läheb veetoru on ju tiiki ja siis see kõik läheb sinna nagu ülesse elektri selle posti ja selle juurde ja siis läheb sinna tuleb külalistumaja ja siis sinna veame ka elektri ära. Aga jah, anname endast parima. Nii, see on nüüd lõpp-projekt. Siia läheb betoon peale ja no hoov on ka enam-vähem juba välja arvatud sees on, aga jah.